Ma mõtlesin, ma alustan niimoodi, et Marta hommikul ütles, et õudselt tahaks ka TEHIKusse tööle tulla, aga ei oska midagi. Mul on sama tunne, et ma olen 3 kuud siin TEHIKus olnud ja iga päevaga tegelikult läheb paremaks, nii et Marta võid julgelt tulla. Ja teine mäng, mida ma siin mängisin, oli see, et enne minu ettekannet mitu korda keegi ütleb Skies, 5 sain praegu kokku, et päris äge, et ilmselt on oluline asi. Aga räägin siis natuke sellest, mida ma selle 3 kuuga olen jõudnud siin teada saada, jagan natukene teiega ka, ei jõua minna projektidesse, ei olnud plaanis ka. Ja ma mõtlen, et kui keegi Skies ütleb, siis mis teil meelde tuleb, esiteks on see, et kohe, põhimõtteliselt viimane päev on selle Skiesil käes, mitte midagi, et niikuinii ei tule, kohe kukub kokku. Ja üleüldsegi ma ei tea, kuidas siiamaani on see riigi raha nagu ikkagi huugama pandud. Aga tegelikult, kui me räägime Skiesist, siis me maksame sealt iga kuu 800 000 makset välja ja veerand riigi eelarvet läheb sealt kaudu ja siiamaani on ikkagi pensionid välja läinud ja perehüvitised makstud, et päris nii hull ei ole, kui see pealkirjadest nagu välja paistab. Aga see ei tähenda seda, et me ei peaks tegelema sellega, et meil on taakvara hulk väga suur ja et meil on monoliitsüsteemid, mis vajavad nagu tänapäevastamist. Ja seetõttu kutsuti siis ellu loomulikult riigieelarve toega uus sotsiaalkaitse infosüsteemide uuendamise programm. Ja me oleme sellele programmile seadnud 5 põhilist suuremat eesmärki. Et esimene on siis see, et Sotsiaalkindlustusamet sõidab edasi sellel ajal, kui me infosüsteemi vahetame, ehk siis me maksame toetuseid ja pensioneid välja ikkagi. Siis see, mida me ehitama hakkame, on kaasaegne mikroarhitektuuril põhinev platvorm, et me saaksime tulevikus seda paindlikult laiendada, et ta oleks jätkusuutlik, et me ei kirjutaks ennast kuhugi kinni. Me pöörame ekstra tähelepanu andmetele. Täna me oleme selles kohas, kus meil on väga palju andmeid omale kogutud, väga palju me neid hoiustame, me tegelikult ei peaks seda tegema ja see vajab nii õigusruumi analüüsi ja hinnanguid ja säilitustähtaegade lühendamist kui ka tehnilisi lahendusi. Mitte vähe oluline pole meile inimkesksed digiteenused, ehk jube hea oleks, kui saaks ikkagi ametnik väga mõnusasti kasutada ilma juhendita oma rakendust, aga ka iseteenindus oleks inimesele arusaadav. Ja 5, meie siin alustala, kes seal infoturbes enne käis, siis nägi, kui palju neid rünnakuid meile siia tuleb või päringuid tuleb, siis meil on toimepidev ja hukukindel süsteem. Ja nüüd see alumine vundament on selline minu isiklik ambitsioon, mida ma siin koos TEHIKu ja Sotsiaalkindlustusameti abiga tahan ellu viia. Ma tahan, et Skiesist räägitakse 5 aasta pärast kui õnnestunud IT-transformatsioonist, mitte läbikukkunud osasena. Nii et ma tahan ka järgmisel 5 aasta pärast toimuval koostööpäeval kuulata 5 korda Skies, aga seda kõike positiivses võtmes. Ja kuidas ma seda plaanin teha? Ma võtan appi ikkagi eelmise elukogemused ja Sotsiaalministeeriumi valitsemisele juhtimissüsteemi, kus me siis lõime teenuspõhise juhtimise põhimõtteid arvestades või rakendades sellise tuumiktiimi põhise juhtimismudeli ja toome selle siis siia ka. Ja nüüd neid alumisi ei peagi näha olema, aga me oleme täna otsustanud, et 5 tööliiniga me Skiesi uuendamisel liikuma läheme ja iga tööliini veab 3 kriitiliselt oluliselt tähtsast inimesest koosnev tuumiktiim. Nendeks on Sotsiaalkindlustusameti portfellihaldur või seda rolli kandev inimene, keegi, kes teab sellest, mis on teenuse vaates kõige olulisem, suudab seada prioriteete ja eesmärgistada. Siis on Sotsiaalkindlustusameti tooteomanik, keegi, kes vastutab selle terviku eest, et me ei arendaks üksteisele vastukäivaid asju. Ja meie selle maja tooteomanik siis, kes teeb eelkõige koostööd arenduspartneriga ja vastutab arenduste planeerimise eest. Nende tööliinidega me oleme selle 3 kuu jooksul järjest käivitunud. Esimene, mis läks töösse, oli arhitektuuri tööliin, kuna seal on see töö hulk selle programmi vaates kõige suurem. Me vahetame nii platvormi, aga ka tagame siin hukukindlust, läheme pilvepõhiseks ja nii edasi. Siis me läksime tööle hüvitiste tööliiniga. Selle all on meil nii rahalised kui mitterahalised hüvitised, eraldi täiesti alategevusena. Väljume Skies 1 sellest infosüsteemist, nii et see on eraldi tähelepanu alla, aga asub hüvitiste tööliinis.
üldkomponentide / tugiteenuste, kuidas iganes seda kõige parem nimetada on. Tööliin käivitus siin eile, andmevahetusteenused on üks oluline osa SKAIS-ist, nii et nemad siis selle peale oma ressursi panevad ja finantsarvestus on siis kõik see, mis on seotud deklaratsioonide ja väljamaksetega. Ja viimane kõige nii-öelda inimesele nähtav kiht on esitluskiht, mis on siis ametniku rakendus ja iseteenindus. Tähelepanelikult märkavad ka siin andmete osa. Andmete osa on praegu meil arhitektuuri tööliini all, aga võib-olla lähme sellega eraldi. Igal tööliinil on oma eesmärk, mis on seatud vastu meie suuri strateegilisi eesmärke ja mis paneb oma töö selle roadmapi, siis jah, kuidas see eesti keeles on, teekaardi vastu seda eesmärki siis töösse. Ja selle kõige juures meid toetab juba tänaseks kinnitatud arhitektuuri manifest. Me otsime modulaarsust, jätkusuutlikkust, hukukindlust, turvalisust ja nii edasi. Ja kui keegi arvab, et me absoluutselt igapäevase tööga ei tegele, siis ka operatiivitööliin on meil olemas. Ja nii et ta on küll eraldi seisev nagu sellest programmist, aga siiski olemas. Miks ma arvan, et see töötab? Me ei plaani teile täna rääkida, millised tööülesanded täpselt see tööliinides on, aga ma mõtlesin, et ma ütlen, et miks ma arvan, et see töötab. Et mul on tunne, et kollektiivsest tööst sünnib tarkus, ehk siis mina usun sellesse, et see tuumiktiimi põhine koostöö aitab meil SKA ja TEHIK-u ühte suunda joondada ja olla nagu arenduspartnerile ühine tugev siis kolleeg. See tuumiktiim, kes oli see kolmainsus, kes mäletab, vastutab eesmärgi täitmisest solidaarselt. Tahaks jõuda selleni, et me näita näpuga, kes peab sisendit andma või kes täpselt nüüd mingi asja tegemata jättis. Tuumiktiim töötab regulaarselt, see on teenuspõhise juhtimise üks põhimõtteid, kohtub regulaarselt ja valideerib kõiki oma tegevusi vastu kokkulepitud eesmärke. Ja ei arenda enam tellimuspõhiselt või õhinapõhiselt või probleemipõhiselt, mis on nagu praegu tavapärane, eks ole, vaid me kontrollime iga arendust vastu kokkulepitud eesmärke. Ja mida te võiks kaasa võtta tänasest päevast? Et kui me räägime sellest SKAIS-ist, siis me tegelikult ei räägi ühest infosüsteemist, mis on väike, vaid me räägime täna 3 suurest rakendusest ja väga paljudest üksikutest komponentidest ja tükkidest seal. Tulevikus me räägime ökosüsteemist. Et see ei ole selline lihtne lugu. Siis see programm ise, see ei ole IT-projekt. See ei ole see, et me teeme uue SKAIS-i. See tähendab tegelikult suurt juhtimismuudatust, äriprotsesside muudatust, tervikuna mõtestamist ümber, kuidas me oma teenuseid osutame. Meie valitsemisala üle see teenuspõhise juhtimise põhimõtted tulevad meile siin appi. Ja me oleme selles osas heas kohas, et Sotsiaalkindlustusamet on ise juba need põhimõtted rakendanud. Neile on teenuspõhise juhtimise mudel tuttav ja nüüd me toome sellega TEHIK-usse. Ja TEHIK ka ei ole teie meie, moodustab igas tööliinis ühtse terviku ja samamoodi siis muudatuse elluviimise juures. Ja tulevikus, mis ma juba ütlesin 5 aasta pärast, kui me siin kohtu saame, siis me loeme selliseid pealkirju, et see on nagu kõige parem infosüsteem üldse, või siis me ei loe üldse pealkirju, mis on ka nagu väga okei, et meist ei ole mitte midagi kuulda. Ja kuna mul on jube kiire olnud 6 minutit, aga kella järgi mul on 3, siis väike reklaamiminut, me otsime paari tiimiliiget, peaarhitekt Martin ja mina, et olge kenad, jagage siis LinkedInis ja Facebookis kuulutust. Aitäh! Küsimusi ei ole tulnud, aga ma lihtsalt ütlen sulle ajakirjanikuna, et see, mis sul siin viimase slaidi peal oli, et kõik on nii super hästi ja meil on head uudised, et ära sa selle peale liiga suuri panuseid tee. Et ajakirjanikud ikkagi tahavad teada, mis on halvasti. Me otsime ikkagi draamat, me otsime seda, kus on ikkagi midagi nagu pahasti. Aga draama võiks äkki kuskil teisel staari poole peal olla näiteks siis, jah? Aga kus te praegu olete jõudnud selle SKAIS-iga, siis räägi inimestele, kes võib-olla nii kursis ei ole selle igapäevaga. Teadu, me oleme selles osas ikkagi juba selle... See oli mingi sisenali, jah? Jah, see oli sisenali. Et me oleme selles osas ikkagi parendustegevustega kogu aeg töös olnud, et meil on 6 siis üks selline eriti
närve sööv hetk, kui meil on massmaksed on ja seal on need liidesed väga hästi ei tööta, meil on väga palju effort'it sinna pandud, et need läheks juba kiiremini, nii et seda tegevust on juba tehtud. No natuke ikkagi iga kord hoiate niimoodi? Iga kord hoiame, jah. Et niikaua, kuni me ei ole täitsa uuel mikroarhitektuuril, siis me ikkagi... Millal te sinna jõuate? Mis see siht on? No meie... Millest see sõltub? Fingers crossed, meil on praegu ikka 3 aastat, et me oleme ikkagi nagu juba sellel uuel mikroarhitektuuril ja siis vaatame, kas on vaja veel mingisugust asju juurde teha. Sa arvad, et 5 aasta pärast, et oletame, et mõni ajakirjanik tahaks positiivse pealkirja panna, et siis teeme diili kohe praegu ära. Mingeid diile, minuga mingit diile teha ei saa. Mina lihtsalt tahan, et minu ema saaks pensioni õigel ajal kätte, et mina saaksin pensioni õigel ajal kätte. Selles mõttes on natukene aega. Ta saaks praegu ka, ei tasu tegelikult muretseda. Ikka saaks. No, aga siis on ju hästi selles mõttes kõik. 3 kuud on tehtud. Kaua vastu pead? No vaatame, katseaja lõpuvestus on ees. Igal juhul lubati sind täna siia lavale, nii et ma arvan, et see on juba ka usaldus. See on algus vaatame. Sa tuled ikkagi Sotsiaalministeeriumist ju. Sa oled nagu sealne saadik, et sa tegelikult tead väga hästi, mida vaja on. Aitäh, et sa selle niimoodi välja ütlesid. Nii, kõik ju teavad. Aga siis on kuidagi nagu teise tundega? Ma arvan, et mul on väike selline hea tunne küll, et ma nagu oskan võib-olla rääkida inimkeelsemalt võib-olla või ministeeriumi keelsemalt asjadest. Et ministeeriumis siis räägitakse inimkeeles või? Sotsiaalministeeriumis kusjuures, jah. Et räägitakse inimkeelsemalt ja seda on siin TEHIK-us nagu siis vaja, sa tunned rohkem, et sa oled... No IT-keel, inimese keel, ministeeriumi keel on kuskil seal vahepeal. Ja selline tõlkija siis oled võib-olla, jah? Tõlkija võiks olla. Olgu, väga tore. Ma arvan, et anname sulle selle aja nüüd vabaks, saad korraks puhata ja meie saame vaikselt edasi minna. Aitäh sulle, Juta!